Tere kõigile, mina olen Hanah Lahe ja te kuulate ja vaatate Reformierakonna Tallinna podcasti Kasvav Tallinn. Täna jätkame Põhja-Tallinna linnaosa tutvustamisega ja minuga on siin stuudios kaks kohalike valimiste kandidaati, Kristel Kraani, tere Kristel. Tere. Ja Andres Aro, tere Andres. Räägime nendega, mis väljakutseid ja lahendusi nendele väljakutsetele nemad Põhja-Tallinnas näevad, kuna nad on mõlemad selle piirkonna pikaajalised elanikud. Ja alustame Kristelist. Kristel, mitmendad kohalikud valimised need on sul juba? Oi, need on mul vist juba 4, aga tuleb märkida, et ma alguses kandideerisin hoopis Lasnamäel ja sellest ajast on möödas ikkagi oma 20 aastat, nii et. Aga Põhja-Tallinnaga ma olen seotud üle 30 aasta, see asum on mulle väga südamelähedane ja seal ma olen nüüd kandideerinud 3. valimised tulevad. Nii et. Väga põnev, seda Lasnamäe fakti ma ei teadnudki. Aga pikaajalise elanikuna räägi siis kõigepealt, mis muresid sa näed Põhja-Tallinna linna osas? No, minu arvates on Põhja-Tallinn üks Tallinna kõige eripalgelisem linnaosa üldse. Et meil on ääretult palju parke, meil on linnukaitseala, väga pikk merepiir ja sellega loomulikult kaasneb ka see, et tegelikult meil on arendussurve viimastel aastatel läinud väga suureks. Et ta on kõige kiiremini kasvav linnaosa, et lähema 50 aasta jooksul peaks sinna lisanduma umbes ühe linnajagu elanikke, ehk umbes 40 000 elanikku on planeeritud nendesse arendustesse lähema 10 aasta jooksul nendest siis 20 000, millega seoses on äärmiselt suur liikluskoormuse kasv ja mina näen, et täna on see kõige suurem Põhja-Tallinna probleem, sellepärast, et enamik nendest inimestest hakkab ikkagi liikuma autoga ja meil on ainult 4 tänavat sisuliselt, mis üks nendest on ühesuunaline Sootänav, siis on Kalaranna ja Sõle, mis on enam-vähem annavad sellise magistraali mõõdu välja ja siis on Aedlinna sisene pisikene Ristiku tänav. Et sellega tegelemine peaks olema nüüd ikkagi linnavalitsuse suur prioriteet lähiaastatel. Sest tegelikult neid võimalusi väga palju rohkem ei ole ja unistus sellest, et kõik need inimesed, kes sinna arendustesse kolivad mereäärsetesse miljonivaatega korteritesse, et nad hakkaksid liikuma trammi või bussi või jalgrattaga, ei ole vist päris realistlik. Olen täiesti nõus sinuga. Andres, milliseid väljakutseid sina näed ja alustuseks ka mitmendad kohalikud valimised need sul on? Mul on need 3. kohalikud valimised, et ma olen üles kasvanud koos vanematega Nõmmel, aga eluteed viisid mind 8 aastat tagasi siis Koplisse ja järjest olen 3 korda kandideerinud, et väljakutsetest tuleb nõustuda, meil on liiklusküsimused on need kõige suuremad murekohad, et meil on ka väga palju eakaid inimest ja noored kindlasti sõidavad edasi-tagasi tõuksidega ja jalgratastega, aga enamik 65-75 aastased inimesi väga ei armasta jalgrattasõitu, et me peame need trammiliinid saama paika, aga niimoodi, et nad ei häiri enamust, et nad sõidaksid randa välja ja mööda mereäärt liiklus paraneks, aga jah, liiklus on kõige suurem probleem. Järgmine probleem on, et meil ei ole juba aastaid rannahoonet, kus inimesed saaksid siis merest välja tulles lõõgastada, saunas käia. Stroomiranda mõtled siis, jah? Jaa, Stroomiranda, et on ka muidugi muid toredaid randasi, kus võib-olla elu ei ole nii aktiivne, aga just Stroomirannas on elu väga aktiivne ja me vajame seda rannahoonet kiiremas korras ja me vajame ka korralikku rahastust sellele järgmisel aastal kindlasti.
Tuleb teil midagi veel pähe, mis väljakutsetega me peaksime kohalikel valimistel tegelema? Muidugi me siin peame väga mingid fookused valima, sest neid muresid on palju, ega Tallinn ei saa ju kunagi valmis, aga Kristel, sina tegeled näiteks keskkonnaküsimustega ka või oled tegelenud, et elurikkus, putukaväil näiteks, kuidas te elate natuke erinevates Põhja-Tallinna osades, kuidas see loodusega olukord on? No putukaväil tundub, et juba sünnib tegelikult, et selle üle on ainult hea meel. Samas seda uut trammiteed planeeritakse minu meelest kuskile sinna samasse lähedusse. Praegu isegi üks võimalik trassivalik läheb mööda Puhangu tänavat, mis on väga halb, kohalikud elanikud on väga mures. Sealne ehitus on pärit 50-ndatest, 60-ndatest aastatest eelmisest sajandist ja see tänav on ka üsna kitsas. Ehk siis selle trammitee trassivalik on oluline. Seda ei saa kuidagi nagu tuua tagasi mööda Koldepuiesteed, sest Koldepuiestee on samuti kitsas ja piirneb rohealaga. Ehk siis trassivalik on päris oluline küsimus ja selle nagu kooskõla siis nende rohealadega seal. Sest trammiliiklus kindlasti, see tähendab päris suurt mastaapset ehitust, et võimalikult vähe häirida elanikke ja ka loodust, et siis ei peaks üles kaevama mingeid meeletuid koguseid maapinda, siis on oluline, et see trass kulgeks mööda selliseid alasid, kus ei ole väga palju kommunikatsioone. Nõus. Andres, kuidas seal Kopli kandis loodusega on või ei ole? Loodus on tegelikult, parke on ja suhteliselt kena ja ka prügi korjamine on läinud tunduvalt paremaks, ka eakate inimeste poolt, tehakse veel väikeseid vigu, et pannakse seal biojäätmetesse kassiliiva, aga üldiselt pargid on hooldatud ja inimesed koertega saavad hakkama nii, et teisi ei häirita ja positiivsena on olnud uusi lasteaedu ja on olnud ka nüüd mänguväljakuid juurde, aga murekohtadelt on ikkagi see liiklus ja ma ei hakka veel oma ideid välja tooma, aga kindlasti liiklusprobleemid tuleb ära lahendada, eriti kui meil tuleb väga palju inimesi juurde uutesse elamurajoonidesse. Tegelikult mina ütleks, et ma mäletan 30 aasta tagust aega, et inimestele tuleb au anda, et käitumine on ikkagi väga palju paranenud just keskkonna suhtes, et minu maja ees on park. Ma näen, kuidas koerte järel korjatakse, kuidas prahti korjavad ka lihtsalt möödujad, et tegelikult hea kord on väga palju paranenud võrreldes 90. aastatega. Seda on väga hea kuulda. Ma arvan ka, et Põhja-Tallinnas linnaruumi teema, eriti selle prognoosi raames, mis te mõlemad välja tõite, on üks olulisematest nüüd nendel järgmistel valimistel ja ma usun ka sealt edasi. Aga üks mure on kindlasti veel, ütleme siis eestikeelse ja venekeelse elanikkonna selline omavaheline võib-olla suhtlus või just suhtluse puudumine, et on teil mingeid mõtteid ka selle osas või kas te näete, et see on probleem üldse, te olete pikaajalised elanikud seal piirkonnas, et? Mina räägin ka vene keelt vabalt, et tegelikult seal see Kopli poolsaare ja see elanikkond ikkagi valdavalt vanemaealised elanikud eesti keelt ei räägi, aga nad on ülimalt tänulikud otsesuhtluses, kui sa nendega räägid vene keeles ja nad isegi püüavad purssida eesti keelt, et tegelikult see on üks valijagrupp, kes meil on jäänud nagu peaaegu et isegi tähelepanuta, et on selge, et 70-aastased inimesed ei õpi enam eesti keelt ära. Ja tõesti nad on väga tänulikud, kui nendega vene keeles rääkida, et ma isegi ei oska praegu kuidagi nagu lahendust pakkuda, kuidas nendele lahendada, aga lihtsalt, et paneme venekeelse linnaosa lehe kinni, see nagu ei ole ka võib-olla kõige õigem, et nendes linnaosades, kus on ikkagi väga palju venekeelseid elanikke, et mis sellest informatsioonist siis halba sünnib, kui see nendeni emakeeles jõuab?
ma olen märganud, et noorem põlvkond ja ka koolieelikud ja lapsed, kes juba käivad koolis, on väga hästi omandanud eesti keele ja selle üle on ainult hea meel, et selles suunas kindlasti töö käib. Ja vanemad inimesed, nagu mainiti, tõesti ei ole omandanud seda nagu perfektset, aga nendega tuleb ikkagi suhelda ja nagu kui vaja ka minna üle vene keelega, et ma olen aastaid töötanud ehitussektorist ja vene keel on mul selge, nii et ma võin mõlemas keeles rääkida ja ma arvan, et meil on tõesti väga multikultuurne linnaosa vene rahvusest, ukraina rahvusest, et leht võiks olla ja vene keeles edasi. Osaliselt jah, et me peame suuna võtma ikkagi eesti keelele, aga kuna on ka väga palju vanu inimesi Põhja-Tallinnas elab, et siis aitame neile omandada eesti keelt, aga jätame neile ka venekeelse siis. Selles osas mul on märkus, et praegu lasteaiad teevad väga head tööd. See on nendele väga suur väljakutse. Just teisipäeval meil oli linnaosa kogu, kus me kuulasime 4 lasteaia arengukava ja üks täiesti varasemalt venekeelne lasteaed ütles, et nendel on mure värbamisega, inimesed sageli tulevad ja leiavad, et see on ikkagi lõpuks liiga raske. Kaadrivoolavus on suur, aga väga pingutatakse ja tegelikult ikkagi nendes lasteaedades, kus on segarühmad, omandavad lapsed ka eesti keele kõrval eesti lapsed vene keele, nii et sellest saab ju ainult kasu sündida. Ja ma arvan, et see eestikeelsele haridusele üleminek on kahtlemata väljakutse mitte ainult meie linnaosas, aga ka teistes linnaosades ja üldse Eesti piirkondades, et me veel näeme, millised väljakutsed seal lisaks sees ootavad. Võib-olla me kõike ei olegi osanud ette ennustada, aga lihtsalt üks selline asi, millele ma usun meie oma kohalike valimiste programmis kindlasti tähelepanu pöörama, on haridusküsimused ja just see lõimumine, et see toimuks ikkagi hästi ja eestimeelselt, aga need probleemid, millest me algul rääkisime, ma nüüd tahaks jõuda lahenduste juurde, et milliseid lahendusi, ägedaid ideid teil on pakkuda nendele väljakutsetele, mis meil Põhja-Tallinnas on see seotud selle keskkonna looduse küsimustega, linnaruum, liiklus, jäätmemajandus, lihtsalt teie mõtteid, et see saade lõpetada niimoodi positiivsete ideedega, et mida meie programmil siis pakkuda on? Lihtsaid lahendusi ei ole eriti selle lisanduva elanike hulga nagu võtmes. Aga mis puutub liiklusesse, siis esimesed 2 asja, mis mul pähe turgatavad, on ikkagi piirkiiruse alandamine ja eriti lasteasutuste ümbruses see 30 kilomeetrit tunnis väikestel tänavatel Ristiku seal Aedlinnas ja ka mitte suurematel tänavatel, see vähendab oluliselt nagu ohtlikke olukordi liikluses. Ma ise elan ühe kõige suurema liikluskoormusega ristmiku läheduses, Koldepuieste Sõle ja seal ikkagi juhtub pidevalt. Et piirkiiruse alandamine ja teiseks väikestel Aedlinna tänavatel võiks ikkagi ka kaaluda lamavaid politseinikke, et Aarde, Preesi seal ümbruskonnas, ütleme Ristiku ümbruses, see tähendab ka nendele majade elanikele, kes seal on väga tänava lähedal ikkagi mõnevõrra nagu vaiksemat nagu müra, eks ole, paremat elukeskkonda ja ühtlasi ka ohutust. Need on minu esimesed mõtted. Kõik edasine nõuab väga palju raha ja nõuab oskuslikku ja väga tarka linnaplaneerimist, mida ma loodan, et meie erakonna kompetentsides on. Kindlasti jõuame ka selle rahani ja heade inimesteni linnavalitsuses peale valimisi. Et ma arvan, et meil läheb kohalikel valimistel väga hästi. Aga Andres, sinu mõtted? Ja ma jätkaks seda, et lamavaid politseinikke on kindlasti juurde vaja, eriti lasteaedade juurde, et on teatud inimesed, kes seal vanade BMW-dega sõidavad ikka endiselt vahest kaaspõhjas, et lamavaid politseinikke on kindlasti juurde teha. See ei nõua eriti palju raha. Ma täpselt ei tea, palju nõuaks raha, et panna Pekkeris sadamast linnahalli juurde
teele meretramm, et ma olen näinud Taanis väga palju jõetramme ja Poolas meretramme, et ma arvan, et ka Tallinna lahes on see võimalik. Ma ei tea, ma eeldan, et see ei ole väga kallis projekt, et see oleks minu selline natuke uitmõte ja projekt, aga kui ma vaatame Euroopas ringi, siis tihedates piirkondades selline liikumisviis on ja ka turistidele võib-olla väike kohvi ja väike sõit oleks huvitav. Ja kohalikele elanikele ka oleks huvitav, mina küll sõidaks sellega. Aga eks me siis vaatame, millised trammid siis Tallinnasse ilmuvad lähiaastatel, aga programmi mõistes väga äge idee ja lisaks on sul ka see Stroomi ranna, ei tea, kuidas selle kohta öelda, rannahoone siis, jah? Ja eelarves nüüd lõpuks on teatud summad sinna eraldatud, aga need ei ole piisavad, et see järgmine aasta saaks korralikult hakata ehitusse ja projekteerimiseks on eraldatud lisaraha, aga me sooviksime, et eelarves siis ka 26. aastal oleks ikkagi nii palju raha, et saaks korraliku rannahoone valmis ehitada täielikult. No tegelikult see rannahoone, tuletan meelde, see projekt oli ülimalt pompöösne, mis lõpuks kukkus läbi, et sinna ei leitud lihtsalt operaatorit ja arendajat. Et täna on ta ikkagi planeeritud sellise portatiivse lahendusena, minu meelest selle jaoks on isegi eelarves planeeritud summad olemas. Et see peaks tegelikult lähema 2 aasta jooksul äkki valmima, ma loodan. See on ainult hea uudis, aga me siis jätkame tööd praegustes ametites kohalike valimiste kandidaatidena ja siis hiljem ka juba linnaosa kogudes ja linnavolikogus ja äkki ka linnavalitsuses. Nii et aitäh teile tulemast, Kristel ja Andres. Aitäh kuulajatele, vaatajatele, see oli Reformierakonna Tallinna podcast Kasvav Tallinn. Soovin teile ilusat jõuluaega ja head aastavahetust.